Head sõbrad, tere tulemast Valgeranna seiklusparki. Me oleme Meriliiniga umbes 12 meetri kõrgusel 5. rajal, kust avaneb võrratu vaade Pärnu lahele. Aga kuidas me siia jõudsime? Kuidas mina õigemini siia jõudsin? Ja mis raskused olen ma pidanud ületama? Sellest nüüd kõigest järge mööda. I try to be the best for you. I gave you all I had. I try to be the best for you. Gave you all I had. See on äge. No Valgeranna seikluspargis on kokku 6 kõrgrada. Esimesed 3 rada on siuksed veidi lihtsamad. Ehk siis esimesed rajad hakkavad siukse 1,5 meetri kõrguselt ja nende raskustase on ka lihtsam kui kõrgetel radadel. Ja siis rada 4, 5, 6 on juba raskemad. Et 6. rada ehk julgete rada on kõige keerulisem ja see on 12 meetri kõrgusel. Meil käib ronimispikkuste järgi. Need, kes on vähemalt 1,15 meetrit pikad, nemad saavad... Õnneks ma ei pea minema, ma olen nii lühikene, ma õnneks ei pea minema. Ja, et kes on vähemalt 1,15 meetrit pikad, et nemad saavad siis minna radadele 1, 2, 3 ja need, kes on vähemalt 140 sentimeetrit pikad, pääsevad juba kõikidele radadele. Ja võiks siis niimoodi arvestada, et 3 rada umbes 1,5 tundi, kõik 6 rada 2,5 kuni 3 tundi. Et sõltub osavusest ja kui palju inimesi rajal ees on. Nii, ja see oli nüüd see 6. rada, on ja? See oli nüüd see õpperada. Ma mõtlesin, et nagu nüüd on nagu kõik, et pessu ära koju. Nüüd alles rajad algavad, et see oli selline kerge soojendus, kus me kontrollisime, et kõik reeglid on arusaadavad. Ja võime lubada sind kõrgematele radadele. Ärge lubage. Ma ei ole usaldusväärne inimene, ma ei saa hakkama. Aga see on ikka jõudu ka vaja ju vastupidavasti. No, tegelikult natukene on tarvis, aga sellepärast ongi hea, et meil on kokku 6 rada. Et iga raja lõpus saab maapinnale tagasi tulla. Näiteks kui tekibki tunne, et ma ei taha rohkem ronida, siis lõpetada ära näiteks 4. rajaga. Või näiteks kui raja keskel tuleb suur plokk ette, et siis meil instruktorid tulevad köiega puu otsa ja lasevad poole raja pealt alla. Tulime siia sinisele rajale ehk 3. rada. Ja siin on 2 valikut. Saad üles ronida mööda posti, natuke teistmoodi kui tavaliselt või redelist. Et vali siis. Ma soovitaks posti, et saad midagi uut jälle järgi proovida. Davai. Leiu, miks te kiirustate niimoodi? Rahulikult. No võib-olla on jah lihtsam, kui sa ei vaata alla, et siis sa keskendud nagu rohkem sellele elemendile. On hirmus päriselt. On ju suu. Mul on tegelikult ka, ma kardan rämedat kõrgust. Mul on praegu siin juba niimoodi. Ilma naljata. Kuidas oli, enne jalg või käsi? Siin ei ole oluline. Ei ole midagi hullu, jah. Me jõuame ilusti kõik rajad ära teha. One hour later. 2 hours later. 3 hours later. Tunnen. Väga äge. Head vaatajad, nüüd on see koht, kus te võite teha perekeskis panuseid. Mitmenda meetri peal ma käna panen. Võitsid kõik need, kes arvasid, et ma olen püsti. Teed ka mul praegu nii õnne. Ma kahtsin, ma pean tegema selle 10 meetrise. Ups! Selle raja lõpus või? Jaa. Sellepärast see on nii pinges oli. See oli ka üks põhjus, jah? Aga seda mul ei tule, jah? No siin mitte, see on eraldi atraktsioon, jah. Oleme jõudnud siis 3. raja lõppu. See on äge. Palju eelmise 3 peas? Jaa, muidugi. Mingid näpunäited, kuidas on siis, et mitte liiga krampis olla kuidagi või? Põhimõtteliselt oluline faktor on tasakaalul ja tehnikal. Et õpperajal me räägimegi läbi, et mis need parimad nipid on. Et kuidas kinni hoida, kas liikuda enne jalg ees või kust kätega võtta. Et otseselt jõuga rapsima ei pea.
et on väga palju näiteid, kus 13-aastased lapsed käivad 6. rajal ära, aga samas 40-aastased mehed, kes on tugevad, ei julge sinna minna ja ei saa hakkama. Et jah, niivõrd füüsilises jõus ei ole asi, vaid selles tasakaalutunnetuses. 4. raja lõpp, aeg on laskumiseks ehk siis tähendab väikeseks preemiaks. Ma olen tõepoolest selle ära teeninud. Nii, Jaanus, naudi nüüd sõitu. Seikluspargi 5. rada ehk rannarada on täpselt mere ääres ja sealt on hästi ägedad vaated Pärnu lahele, et sinna kindlasti soovitame minna. Ja 5. raja lõpus on siis 120 meetri pikkune laskumine ka. Mõtle, et must rada on mega raske, aga samas see vaade on täiesti seda väärt. Et Jaanus, sa pead selle ära tegema, lihtsalt sul jääb mulle. Ütleme nii, et ma olen ikkagi kordades julgemaks muutunud tänu nendele esimestele radadele, mis olid siis nagu natukene kergemad. Aga see ei tähenda, et kuskile oleks jänes püksist kadunud. Ei. Tarzani hüppe! See on mingi Tarzani hüppe. Okei, tagasi, Jaanus, tõmba tagasi ennast. Kuhu Tarzani hääl jäi? Oi, ma olen Jane ju. Kuidas mul mõttekas on? Kas see jalg enne või? Ära üle mõtle. Ära jama nüüd. Tee lihtsalt ära. Järjest kätega. 5. raja grande finaale lõpuks ometi saab laskuda see, mida ma tõesti naudin. Mul on käed täis, see tähendab seda, et ma olen jõuga midagi teinud. See on natuke vale, on ja? No mitte otseselt, no kui tõesti ei ole väga roninud, siis lähevad käed täis. Põhikoht, mis ära väsibki, ongi siin, kui köites tugevasti kinni hoida, et otseselt ei pea hoidma, aga nagu noh. Mina ei loitsin, aga nüüd tuleb siis lõdvestav nauding laskumine. Kui pikk see on? 120 meetrit. 120 meetrit laskumist. Ülimalt äge, kindlasti tulge head inimesed ja prooviga. Eneseületus, see on nii kaif tunne. Ma saan aru, et teie juures ei saa mitte ainult päevasel ajal adrenaliini, vaid ka öisel ajal. Kord aastas on meil augustikuus ööronimine ja ööronimine tähendab seda, et turima tullakse õhtul ja ronitakse pealampidega, kui väljas on pime, metsa all on kaunistatud tõrvikutega ja see on suht äge kogemus, et sa üldse ei taju seda kõrgust, võib-olla mõnevõrra on isegi lihtsam, sest sa ei näe alla, aga samas see on hästi lahe emotsioon. Ja see aasta on ööronimine meil 21. ja 22. august.